Tere! Nagu igal nädalal räägime ka täna ohutust liiklemisest talvisel ajal. Tulgu meil taevast vett, lörtsi või lund, tulemus on libedad teed. Sõidukiiruse vähendamine ja oludega arvestamine on peamine, mida peaksime autojuhtidena tegema. Ja meie reporter Kerli ongi juba ootel, et tuua teieni järjekordne oluline teema. Tere! Just libeda tee ohtudest me täna räägimegi. Kõige lihtsam ja tõhusam viis vältida liiklusõnnetusse sattumise ohtu libedal teel on valida sobilik sõidukiirus. Just kiirus määrab, kas me jõuame reageerida või auto vajadusel peatada. Kui me jätkame suvise sõidustiiliga, siis talverehvid üksi meid ei aita. Auto peatumisteekond koosneb vähemalt 1 sekundi pikkusest reageerimisteekonnast ja pidurdusteekonnast. Pidurdusteekond libedal teel on olenevalt kiirusest 2–3 korda pikem, kui see oleks kuival teekattel. Et seda vahet omal nahal kogeda ja teilegi näidata, kutsusin appi alarmsõidukijuhtide koolitaja Allan Annuse. Pidurdusteekond 50 kilomeetrit tunnis ehk linnas. Kõigepealt, kui on kuiv ja siis, kui on libe. Löö. Siia pidama! Ja me oleme kuiva peal. Ja nüüd kordame sama libedal. Ma hetken, kui pidurdad. Ja, hoia nii kiirust, aga ja. Löö. See jäägi seisma. Jesus Christ! Me tegime katset kiirusel 50 kilomeetrit tunnis, sest maantekiirusel 90 kilomeetrit tunnis oleks see olnud ka siin suletud platsil liiga ohtlik. Jälle tunne, mida ei tahaks maanteel tunda, ütleme nii. Kiirusel 50 kilomeetrit tunnis oli meie pidurdusteekond kuival teepinnal umbes 26 meetrit. Märjal aga ehmatavad 65 meetrit ehk 2,5 korda pikem. See oli päris hea näide ja võrdlusmoment haardetegurist. Nimelt libe pinnas ehk see imiteerib meil siin praegu jääd, libedat jääd. Ja asfalt on täiesti erineva pidamisega. See tähendab seda, et seda jõudu, mis autot talvel tee küljes kinni hoiab, seda on hästi vähe. Seda haardumist sõiduki rehvi ja teepina vahel lihtsalt ei ole. Seda tuleb arvesse võtta, et seda ei ole. See tähendab seda, kui ma olen suvel harjunud nii linnakiirusega kui ka nende teiste lubatud kiirustega enam-vähem tean, kus see auto peatub, siis lihtne reegel on see, talvel libedaga sõites korrutuse 2. Sealt hakkab turvalisus pihta. Pidurdusmaade mõttes. Siia ühte asja lisatud on reageerimismaa, ehk siis see pidurdusmaa on ka reageerimismaa võrra jälle pikem, ehk siis peatumisteekond. Allan Annuse sõnul on Eesti üks raskemate teeoludega maid, kuna meil on väga muutlik ilm. Ühtlaselt lumistes oludes oleks haardumine parem, kuid just pidev sulamise ja külmumise vaheldumine teeb teed salakavalalt libedaks. Seetõttu tegime veel ühe katse, mis peegeldab hästi just selliseid olusid. Raisse läheb ümber! Tuletan meelde, et meie tegime katset kiirusel vaid 50 kilomeetrit tunnis. Aga maanteel kiputakse ikkagi sõitma 90 kilomeetrit tunnis ükskõik, mis seisus see tee on. Kahjuks küll. Tänapäevane auto tekitab üpris siukse petliku tunde. On hästi juhitav ja kiirust ei tunneta seal, aga teeolud on väga erinevad maanteel ja iga 100 meetri tagant võib midagi muutuda. Mõne silla peal on näiteks oluliselt libedam kui mujal ja üldse näiteks nendest vaaludest läbi sõites on väga ohtlik. Võib juhtida, et auto satub libisemisse ja kui on teekate erinev, meie viimane katse oli nüüd selline, kus pool autot oli parema pidamise peal, pool halvema peal ja sõiduk kaotas väga kergelt kontrolli. Ehk siis ilmastiku ja teeolus ei tohi mitte mingil juhul alahinnata. Ja 90 kilomeetrit on suur kiirus ja sellega juhtub ja arvestada tuleb sellega, et maanteesõidul sul on mida vähe, sul on ruumi vähe, sul on aega vähe. Ja kui me ka suudaks selle auto tehniliselt ära juhtida, siis teised liiklejad on seal samas meie ümber ja meil ei ole aega selleks. Nii kurb see on.
Et teha veel kord puust ja punaseks, milline on peatumisteekond libedaga, kujutlegem ennast sõiduautos ja üht rekkat meie kõrval. Kuivades oludes on sõidukiirusel 90 kilomeetrit tunnis, peatumisteekond peaaegu 4 rekka pikkust ehk 70 meetrit. Märjal teel 6 rekka pikkust. Jäisel teel aga lausa 10 rekka pikkust ehk 181 meetrit. Kuid ohtlikus olukorras ei ole meil 100 meetreid reageerimisaega. Parim abivahend riskide vähendamiseks on valida sobilik sõidukiirus. Niisiis, kuulake ilmateadet, jälgige teehoiatusi ja ärge alahinnake libedust. Kohtume taas, head teed!